tere hommikut. Projekt selline siis ventilatsiooni niisugune kiiruse timmerdaja siin ja üleval on lülitipesa, aga see on täiesti vale. Ja ma ei ole näinud mitte kuskil meil kaubanduses sellist, kus oleks nii, et üleval lüliti all oleks siis timmerduse osa, et saaks ilusti ja viisakalt. Kui ma praegu selle nupu siia paigaldan niimoodi, siis see osa jääb siit kõik niisugune inetu. Üks asi on siia mingi pleksklaas panna või siis mingi valge kuumaliimiga see ära täita ja siis ära lihvida. Ühesõnaga jälle mõtlemiskoht, ütleme, ehituspoodide turundusinimestele, et võiks mingi siukse tootega nagu sisse osta. Ja teine asi on, mida ma siis täna toimetama tegema lähen, on ka rautasse valgvärvi juurde ostma, et saaks teisegi krunti ka ära teha. Ja lähme vaatame, mis need hinnad seal siis praegu on. Ja miks ka raudtee, sellepärast, et see on mul hetkel lähemal. Läheb siis üks maalriteip, et saaks ilusti siis uksepaled ära teipida ennem värvimist. Ja ütleme nii, et kuumaliim ei ole, siin sinine on, must on, aga valget ei ole. Aga jah, seekord siis läks siis ainult teip ja värv ja panen selle siia võrgu alla, nii et asi seegi, nii et saab hakata nüüd lõpuks siis värvima. Telefon ei taha ka jääda korralikult hoidma. Ei saanud. Värvi sain 16, peaaegu 17 eurtsi. Aga mida ei saanud, oli siis lüliti ümber siis seda äärt. Et variant on hakata jah ise aretama, ega siin midagi teha ei ole. Tuleb ilmselt kuuma püstol mingi valge selle liimiga sebida. Siin ei olnud ka seda, et olid küll väiksed siuksed valge liimi püstoli pulgad, aga ei olnud suuremat ja nüüd siis polegi midagi muud, kui tuleb kapata värvima. Veidikene tegin eile pahtliparandusi ka ja nüüd väike siukene kerge lihv ja siis krunt ja siis 4 või 5 tundi kuivamist ja siis juba läheb esimene kiht õiget värvi, nii et Aga kuna täna on ilm nii ilus, siis võib juhtuda hoopis niimoodi, et see värvimine lõpeb hoopis grillimisega. Ja sellepärast venivadki need projektid, et midagi teha ei ole. Et kui oleks vaata ehitaja iga päev ehitaks, siis oleks ammu valmis see. Aga kahjuks ei ole ja mina kappan nüüd koju värvima. Sulle aga soovin ilusat päeva ja selle valdkonna inimestele, kes nagu päriselt ka ehitusega tegelevad, et väga rasket tööd teete iga jumala fucking päev. Ilusat päeva jätku sulle. Tšau!